Tere, mina olen Kristi Rahtn ja tutvustan teile sellist veebilehte nagu ABCYK Animate, millega saab siis luua animatsioone. Vajutan Go ja saangi tööle hakata. Siin üleval on näha kaadrid, mida ma siis teen. Kõigepealt, kuna mul praegu on valge igav taust, siis ma valin siit Edit Back, siis ma valin tausta. On võimalik joonistada oma taust, importida sisse mõni foto, mis taustaks sobib, või siis valida siin olemasolevat hulgast. Mina võtan praegu metsa tausta, panen. Nüüd on mul taust olemas. Nüüd oleks vaja tegelasi. Tegelased saan valida siit, kus on images. Ja siin on erinevad kategooriad. Spordivahendid, muud toredad asjad, inimesed. Valime siit nüüd ühe inimese. Ma saan teda nüüd siis lohistada kinni, hoides ühest kohast teise. Ma saan tema suunda muuta. Ma saan ta suurust muuta, kui ma siit nurgast teda liigutan. Ja ma saan teda ka pöörata näiteks. Mul on vaja, et ta teisele poole, kõigepealt ma märgin ta ära ja siis ma saan siit pöörata. Nii, üks tegelane natuke vähem, ma panen teise tegelase veel. Võtan siit ühe looma. No nii, paneme siia näiteks selle karu. Jällegi valin koha, ma panen ta siit natukene kaadrist välja, et alles hakkab tulema, teen ta natuke suuremaks ka. Nii, nüüd iga kord, kui ma mingisuguse liikumise ära teen, siis copy frame, siis tuleb uus pilt täpselt sama nagu oli eelmine. Ja nüüd ma natukene liigutan objekti. Nii, veel. Selleks, et nüüd see animatsioon õnnestuks, on vaja teha päris suurel hulgal pilte. Siin saab teha 100 kaadrit ja tegelikult olekski mõttekas teha vähemalt 50 selleks, et tekiks selline korralik animatsioon. Võin siin vahepeal veel asju juurde lisada. Ma tahan näha, mis eelmises kaadrist toimus, siis ma saan seda siit vaadata. Ehk siis näha, kui palju ma liigutan. Siis on siin võimalik joonistada ise objekte juurde või siis maalida. No, näiteks ma praegu siit valin värvi kollase ja teen siin ühe puu teen hoopis tükis näiteks kollaseks siin. Nii, siis ma saan lisada siin teksti. No, paneme näiteks, et see tüdruk ütleb praegu siin tere. Kui mulle nüüd tundub, et see jäi väga hele, siis selle selectiga ma saan ta ära märkida ja teha näiteks teksti tumedamaks. Siis ma saan siin lisada kujundeid ja kustutada ära, kui mulle midagi ei meeldi. No, näiteks ma tahan puu ikkagi roheliseks teha. Nii, kui mul on kõik see tehtud, siis siin ma saan võtta ka kaaderhaavar tagasi või siis päris uue töö alustada. Saan ära kustutada mõne kaadri, mis mulle ei meeldi. Ja siit saan muuta kiirust, kas aeglane, keskmine või siis selline kiirem liikumine on sellel animatsioonil. Loop tähendab siis seda, et hakkab mul algusest lõpuni ja jälle algusest lõpuni käima. Ja play on see, mis laseb mul vaadata, mis ma siin teinud olen. Ja stopp, panen selle kinni. Kui mul on nüüd animatsioon valmis, minul on praegu siin pilte liiga vähe, aga kui teil on juba korralikult valmis, siis tuleks seda siis GIF animatsiooniks eksportida. Ta pakub siin kohe, et kas on siis missuguse kvaliteediga teda salvestab. Jätame selle sama praegu, continue, ja nüüd läheb natukene aega, kuni ta kõik need kaadrid siin kenasti filmiks ühendab ja save. Ja nüüd ta siis salvestab selle arvutisse, ise pange talle siis sobiv nimi ja siis tuleb selline GIF animatsioon. Nii, mõnusat katsetamist teile kõigile ja toredate animatsioonide loomist.